Tänavusel aastal on põllumehel vilja kasvatamine üpriski hästi läinud. Vihma on tulnud piisavalt, samuti on tulnud ka päikest. Küll aga on põllumehel üks teistsugune raskuskoht. Bürokraat ikka oskab tegelikult kogu aeg midagi välja mõelda, et hakkab vaevalt harima ühe mingisuguse ette antud vormi täitmisega, kui tuleb juba teine ja kolmas, neljas veel juurde. Bürokraadist ei lase Hallmägi ennast heidutada, sest tänavu on oodata head maasikasaaki. Vihma ja päikest on olnud parajalt. Maasikate kasvatamine ei ole sugugi odav lõbu. 1 hektari maasikapinna rajamisele kulub ligi 10 000 eurot. Kui te soovite seda ka veel järgnevad aastad pidada, siis sinna juurde tulevad kõiksugused jooksvad kulud, et nende vahede hooldamine, taimede vahede hooldamine, jooksvad väetised teine aasta, 3. aasta ja nii edasi. Pluss veel siis juba ka saagikoristusele kuluvad kulud, et ka väljaviimiseks on vaja kaste, transporti, inimesi, kes siin korjavad, et seda kõike akumuleerub sinna ikka parasjagu. Tänavu on Hallmägi maasikate kilohinnaks pannud 8 eurot. Alla selle ei ole mõtet müüa, kuna siis ei ole maasikaäri tasuv ning Hallmägi ennustab, et odavamaks ta ka ei lähe. Küll aga läheb maasikal Eestis tänavu hästi ning kodune maasikas kasvab jõudsalt. Selleks on ta loonud omale suure kastmissüsteemi, mille abil saab ta taimi kasta. Kastmissüsteem on tegelikult lihtne iseenesest, ta peab olema lihtne, sest keegi kastega kui siin põllu peal ei käi, aga siit jookseb peatrass. Peatrassi kõrval on iga peenra alla, siis vastavalt tellimuse peale on tehtud siis imvoolik või tilkvoolik. Ja vastavalt veesurvele vajadusele siis tilgub iga teatud maa tagant läbi ja siis vastavalt juba kasvataja peab ise teadma, et millal see kastmine oleks mõistlik lõpetada või millal alustada. Ja see on siis seal kile all niimoodi jookseb? Ja, täpselt taimede vahel ja siis annab vastavalt niisutab kogu selle peenra aluse ainult ära. Kohe täitsa sinna taha lõppu välja? Lõpuni välja ilusasti. Lisaks maasikatele kasvatab Hallmägi oma põllume viljade maalapil ka vaarikaid ja erinevaid muid aedvilju. Põllumeestel on toetuskava esitamisel võimalik saada riigilt rahalist toetust. Üks päev käis Hallmäel PRIA kontroll ning oleks napilt sellest ilma jäänud. Tuli sellisel hetkel, mil küsiti, et millal see hernes on sisse küntud. Ja minu õnn oli see, et tol hetkel, kuna ma olin pinnale või küsinud endale toetuskava, siis ma olin teinud seda 2 päeva hiljem, kui Euroopa Liit lubanuks. Ehk siis ma mahtusin ajakavasse. Oleks ma teinud seda 2 päeva varem, taim oli tegelikult ammu kuiv juba, siis tulnuks mul just ka toetuses suu puhtaks pühkida. Et kas tõepoolest kalender määrab nii palju, kui tegelikult ilm on palju rohkem ette ära teinud? Olgu halb ilm, kiusab bürokraatia või karm hinnavõitlus. Hallmägi kavatseb maasikaid endiselt edasi kasvatada.